Tere päevast! Mina olen Mart Reimann Verkedest ja kuna ma looduse mees olen, mulle ka tehnika ei meeldib, ma räägin ka oma selge häälega ja tegutseme siis aastast 2003, mina isiklikult aastast juba 1996 ja selline klientuur on siis üle poole on eestlased, tahaks ikka rohkem välismaalasi saada ja tänu kruiisituristidele on ameeriklased päris suure osa võtavad ja me üritame siis oma klienditeeninduses võimalikult palju siis sihtgrupi tausta uurida. Me teame seadusandlust sihtkohariigil ja ka siis retoorikat, et kui ameeriklane kaebus esitab ja sakslane kaebus esitab, siis on teine teema. Ja meil on siis põhiteemaks on kultuuri ja looduse tutvustamine ja kõik muu on siis vahend, kuidas looduseni jõuda. Meil on siis giidide puhul on meil tingimus see, et lisaks keele tundmisel oleks ka kõik giidid välismaal elanud, et nad teaksid, mis tunne on olla välismaalane, kuna loodusesse minnes tekib paljudel väga erinevaid tundeid, et siis sa võid siis kui on inimene olnud välismaal ise, siis ta oskab palju paremini teenindada ja seetõttu siis me oleme ka teinud omale Norrasse tütarfirma, kuna siin Eestis jäi kliente natuke väheks ja tegijaid on palju, ressurss on kesine, Norras on ressurss väga võimas ja tegijaid on vähe ja seetõttu siis see, kes ise ei taha minna välismaale, saadame Norra praktikale, et seal on tingimused on palju karmimad, et Norras me oleme ka heas kirjas just eelkõige seetõttu, et ma olen kõigile öelnud, meie retkedel pole keegi veel surma saanud. Norras see on täiesti uskumatu ja me seda üritame, seda standardit üritame ka hoida ja kui keegi seal upubki, siis see on igapäevane uudis, et siis seal inimene saaks treeningu kätte ja tuleks siis Eestisse, kuna siin on tunduvalt turvalisem ja tunduvalt parem ja päris palju siis välismaalasi, keda me seal oleme teenindanud, on juba järgmine aasta siis meile siia Eestisse tulemas, et see on koht, kus siis välisturist kinni püüda, et Eestisse tuleks. Ja meil on suht kõrged turvastandardid ja kõikidel giididel on hea looduse ja kultuuri tundmine. Teeninduskeeled siis on, nagu te näete siin, põhimatkad on meil meresüstamatkad, need on siis kõikjal üle Eesti, kus vähegi mered on ja teenindame kuni siis 50 inimest, et võimsust oleks rohkem, aga just loodus paneb omad piirid, et üldiselt üle 50 kaitsealad eriti luba. Ja põhine piirkond on põhjarannik, see on siis juunist kuni septembrini ja kestus siis kuskil 2–7 tundi või kuni 3 päeva, üldiselt välisturistidel mitte rohkem kui 1 päev tavaliselt, et pikemaid reise, siis ta ei tule enam läbi reisikorraldaja. Ja meil on Valka merekeskus, mis on avatud siis 2 kuud, on siis Tallinnast 40 kildi kaugusel ja võimalusel ööpäev läbi avatud, kui ette tellimisel muidu kella 12-st iga õhtu on meil päikseloojaga matk siis ja keel on meil ka, et kui me natuke ette teame, siis me võime mitmes keeles, üks giid mitmes keeles või siis on eri giid, kes tuleb meil välismaalastega välismaa keelt rääkima, teine giid räägib eestlastega ja peale süsta on meil ka parvet ja mitmed muud meie atraktsioonid, teeme matku siis seal igal päev Pedassaare vahest isegi 3 korda päevas ja on siis selline vaikne koht Tallinna läheduses, kus tõesti on ilus liivarand ja vaikne Pedassaar on väga ilus ja idülliline. Siis nagu Bert rääkis, tegi mulle suure töö ära, et tõesti räätsamatkad on midagi väga erilist, et mis ka põhjamaalaste väga hästi peale läheb, isegi norrakad on väga sillas. Ja põhiliselt teeme Kõrvemaal ja Lahemaal, aga nagu jälle rabad on igal pool, võime ükskõik kuhu Eesti nurka tulla. Ja tavaliselt on meil kestus siis 3–6 tundi, kuidas tahetakse. Söögipausid on väga kõikidel pakettidel, lühematel ei ole sees, pikematel on ja on ka palju siis läbirääkimisi. Ja talvel saab lume peal teha, suvel siis ilmameta saab siis teha raba peal, lisaks kopravaatlus, kestus 4 tundi Tallinna lähedal jälle, kopra nägemise tõenäosus on 95%, 5% valest arva, see on rahva enda süü. Lisaks sellele siis tõukekelgumatkad, mis on ühel atraktiivsemal maastikul, kus on saaniteed, väga vahelduv maastik ja väga vinge. Ja ka siis merega süstamatkad siis kombineeritud sukeldamisega on meil
üheks paketiks ja sellega on kõik.